Me oleme harjunud, et mehed naistele tänaval järele hõikavad, nagu see oleks mingi veider norm, mis on mingil kummalisel põhjusel aktsepteeritavaks saanud. Aga ma ei tea, kuidas ma suhtun sellesse uude normi, kus mehed hirmutavad naisi tänaval, eriti islamistid ja eriti migrandid. Midagi sellest tundub mulle lihtsalt veidi vale. Ütle, mida sina arvad. Ta on seda jälle teinud. See kapuutsiga mees näib Manchesteris ringi hiilivat ning üritab naisi hirmutada ja ahistada. Veel üks tüdruk. Jah, veel üks, seekord moslemi naisega. Tramm peatas selle. Loodan, et temaga on kõik korras. Kus ta on? Kuidas läheb? Ei mees, ära puutu mind, sõber. Ma olen näinud, mida sa tüdrukutega teinud oled, mees. Ma olen näinud, mida sa tüdrukutega teinud oled. Kas sa kavatsed sellega jätkata? Ausalt öeldes, ma ei tea, mida ma teeksin, kui ma tänaval kõnniksin ja keegi hakkaks mulle nii tegema. See hirmutaks mind tõsiselt ja ma ilmselt helistaksin politseisse. Ja ma olen tegelikult nii õnnelik, et on mees, kes seda märkab, sest see paneks mind end palju turvalisemalt tundma. Kui keegi tuleks minu vastu niimoodi ja hirmutaks mind ning ta näeks välja selline ja siis ma teaksin, et kuskil on mees, kes võiks mind kaitsta, siis see teeks kõik palju lihtsamaks. Nii et kiitus sellele mehele, kes ta filmib. Mul on see kõik videol. Kas sa arvad, et tüdrukute hirmutamine on nali? Kuidas see nali on, kui sa tüdrukuid hirmutad? Miks sa mind ei hirmuta, kui sa seda kogu aeg teed? Kas ta on proff? Lähme nüüd, tulge minuga, poisid, püüame ta kinni. Võtame selle tüübi kinni, tulge, võtame selle tüübi kinni. Püüdke ta kinni, võtke see tüüp kinni. Võtke see tüüp kinni. Mul on kõik videole saadud, mees. Ei. Ta läheb välja, ta saab sealt välja. Mida sa vajad? Välja. Ja siis mine välja. Sa said tema nime. Isamaalaste kohus on kaitsta naisi. Riigi mees isamaalaste kohus on kaitsta nende riikide naisi. Ja kui sul on sellised inimesed, pole vahet, kes nad on, kust nad pärit on, kuidas nad välja näevad või mida nad usuvad, aga nad käivad tänavatel ja hirmutavad tüdrukuid. Mehed peaksid naisi selle nähtuse eest kaitsma. Punkt. Kõik. Lihtne. Sõber, palun vaata seda. Kas see on sinu oma? Mis su nimi on? Näita mulle. Läheme liigume edasi. Las ma vaatan tema isikut tõendavat dokumenti. Tule nüüd. Herman Pasquale Manchesteri kolledžist. Ta on tudeng. See poiss on tudeng. See mees on tudeng ja ta arvab, et see on vastuvõetav. Mul on teile infot. Mu sõber saatis mulle foto kellestki, kes seda hiljuti tegi. Ja see näeb väga selle mehe moodi välja. Turvamehed, need 7 inimest ajavad järgmist asja taga. Kas turvamees ütles sama, et ajas hiljuti naisi taga? Primarki turvamehed tunnevad seda meest. Ta näeb välja, nagu ta teaks, et on midagi valesti teinud. Ja, sest ta teebki midagi valesti. Ja ta on seda mitu korda teinud ja arvab, et pääseb ikka veel karistuseta. Näitab, et siin on probleem. Tõsine probleem. Sest ma ei tea, kuidas sinuga on. See on just selline asi, mis muudab kellegi ohuks. Millist täpset kuritegu ta sooritab, ma ei tea. Aga on ilmne, et see on tegelik inimeste ahistamine. Ja inimeste tahtlik hirmutamine ei ole okei. See ei ole nali ja ta ei tee nalja, aga ta teeb seda tihti. Piisavalt tihti turvatöötajad teavad sellest. Mida siis teha saab? See ongi küsimus. Õiguslikult. Ma ei tea, kas sellise inimese vastu saab midagi ette võtta, sest kõik, mida ta teeb, on see, et ta läheneb inimestele veidralt ja liiga lähedale. Aga see on ju mingil määral ahistamine. Kas pole? Mida sellise asja puhul ette võtta? Tahab, et ta arreteeritaks. Ma arvan, et kõik on neid lõpuks tabanud. Imelikud asjaolud, see on kahtlusalune. Me lihtsalt tuleme, võtame aega ja räägime sellest. Jah, hästi. Ma näitan neile salvestist, jah? Jah, lihtsalt viige ta minust eemale. Jah, kas te tahate seda vaadata? Hei, kutid, vabandust, et see polnud kell 17.00. Ma ei lase end autosse viia. Sa lähed. Vii mind autosse. Tubli nendest tüdrukutest, et nad selle välja ütlesid ja politseile rääkisid, mis juhtus. Ja õnneks, vaata, ta on tegelikult arreteeritud. Sa ei saa niimoodi inimesi ahistada. Eriti, kui on väga-väga selge, et sa sihid just naisi, eks?
üks asi on see, kui sul on kaamera ja sa teed nalja ja lõõbid niisama. Aga siin ei ole see juhtum. Ta on rõve tüüp. Sa näed, et ta on rõve tüüp. Tema käitumine on õõvastav. See, kuidas ta video alguses kaadrisse ilmus. Kas te mäletate seda osa? Kus ta nagu otsib seda tüdrukut? ta on kohe seal. ei mees, ära puutu mind, sõber! Õõvastav. Muide, kas sulle ei meeldi ka salaja tegutsev naispolitseinik? Ma arvan, et see on nii lahe. Kõne ja siin on ilus ekskursioon, ilusad tänavad. kas see sobib? jah, sobib. ma näitan neile salvestist, jaa. jah, lihtsalt viige ta minust eemale. jaa, kas te tahate seda vaadata? Hei, kutis, vabandust, et see polnud kell 17.00. Ma ei kavatse sinuga rääkida, ma räägin. Sa võtad mu kinni, aamen. Aamen. See oli õnnelik lõpp muidu väga räpasele pärastlõunale. Sa tuled minuga autos. jah, ma tulen, hobuse saaba. Sa viid mind autosse. Kas ma võin ka öelda, kui irooniline on, et teda arreteerivad naised? sa hakkad, jah, mul on hästi. ei, kõik on korras. ei, aga ta väärib seda. Ja siis on sul need idioodid tänaval, kes ütlevad, pane oma kaamera ära, see pole ilus. Ei, see mees väärib seda. Las see olla hoiatuseks teistele. Tead, sellel videol oli õnnetu lõpp, sest seal oli üks mees, kes vaatas ja nägi käitumist, mida ta pidas vastuvõetamatuks ning salvestas selle kaamerasse. Ta astus ise sellele mehele vastu, ajas teda taga, kutsus politsei, rääkis turvatöötajatega ja korraldas kõik nii, et see mees eemaldati, et naised, kes selles piirkonnas ringi liiguvad, võiksid end turvaliselt tunda. Ma ei ole inimene, kes usub, et tunded on maailma kõige tähtsam asi, aga ma arvan küll, et naisena, mehena või ükskõik kellena tänaval kõndides ei peaks keegi taluma seda, et keegi tahtlikult sind ahistab lihtsalt sellepärast, et ta on ebastabiilne ja haige. Ta tundus mulle haige olevat. Ma ei tea, kas see ka tegelikult nii oli. Ma ei tea, mis selle mehega lõpuks juhtus, aga tubli sellele patrioodile, kes tegelikult sekkus ja midagi ette võttis. Sest nii lihtne on näha midagi imelikku ja mõelda lihtsalt, et okei, mis siis ikka, mul on oma päevaga tähtsamaid asju. Aga see mees otsustas ise midagi ette võtta ja olukorda muuta. Ja tänu sellele võib-olla mõnda tüdrukut ei ahistatudki. Ma pean lihtsalt ütlema, et see on üks neist asjadest. Sa tead küll, kuidas öeldakse, et mõrvarid alustavad väikeste loomade tapmisest. Kui sul on keegi, kes sellist veidrat käitumist ilmutab, siis see viib lõpuks väga probleemse käitumiseni, kui see juba seda pole. Selline inimene, nagu me kõik juba teame, ei tunne mingeid piire. Ja võib-olla päästis see video mõne noore naise millestki palju hullemast kui lihtsalt tänaval hirmutamine. Nii et kui sa oled keegi, kes kõnnib tänaval ja näeb selliseid veidraid asju, siis räägi sellest, hüüe, helista politseisse, ütle midagi. Ma tean, et enamik meist elab riikides, kus politseid tegelikult ei suuda midagi teha, aga mõnikord nad siiski suudavad. Ja mõnikord oled sa võib-olla isegi päästnud ühe tüdruku kohutavast pärastlõunast või millestki veel hullemast. Ja see oleks seda väärt. Kas sa ei arva? Nii et ära tagane. Kui sa näed kummalist käitumist, kui sa näed midagi valesti olevat, siis leia julgust sellele vastu astuda. See on uskumatult oluline. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasid.